Tere! Mina olen õpetaja Diana ja tänases tunnis tuleb juttu pahavarast ja viirustest. Täpsemalt räägime siis, mis on pahavara, mida kurjategijad pahavara abil teevad, erinevad pahavarad ja kuidas ennast kaitsta. Nüüd te küsite, aga viirus? Ärge muretsege, sellest tuleb juttu, miks ma mainin pahavara ja mitte viirust. Aga mis siis on pahavara? Pahavara on inimeste või tavaliselt kurjategijate tehtud programm, mille eesmärk on nutiseadet kahjustada või kuritarvitada ilma selle kasutaja teadmata. Ehk siis ta kas käib su kontakte läbi, saadab sõnumeid, annab võimaluse pätil sinu seadet kasutada ja palju muud. Teda mõnikord nimetatakse ka kurivaraks, kahjurvaraks, sõelvaraks, ründevaraks, igasuguseid muid nimesi on ka. Ja inglise keeles, kui tahate guugeldada, kuna eesti keeles on vähem infot kui inglise keeles, siis on malware. Aga nüüd ongi see, et miks ma räägin pahavarast ja mitte arvutiviirustest, kuna tavaliselt räägitakse ju viirustest. Viirus on nagu kana. Ei ta ei kaaguta ega midagi, aga viirus on kana ja pahavara on lind. See tähendab, et iga kana on lind, iga viirus on pahavara, aga iga pahavara ei ole viirus. Ehk siis iga lind ei ole kana, on ju paabulinnud ja kotkad ja unik muid asju veel. Ja seetõttu ma räägingi tänases tunnis pahavarast, sest see on selline üldisem termin. Viiruseks muutub pahavara siis või see on selline pahavara, mis ise ennast levitab. See on nagu ka gripiviirus, koroonaviirus, et kui see viirus ise levib ühelt kasutajalt teisele, siis on viirus, aga pahavara võib ka olla selline, mis ennast ei levita, aga mis sokutatakse ikkagi su arvutisse. Ja seetõttu on parem kasutada seda terminit. Aga mida siis kurjategijad teevad selle pahavara abil, et miks nad seda teevad? Üks asi on see, et nad röövivad andmeid. Andmed on internetis võimalik vahetada rahaks, et ükskõik sinu e-mailid, sinu pildid, sinu paroolid, sinu krediitkaarti andmed. Ja pahavara abil on näiteks võimalik salvestada arvutis kõik need andmed ja saadetakse kurjategijale ja siis ta sorteerib need ära ja läheb tumeveebi ja müüb maha. Et see ei ole üldse tore, et mõnikord leitakse ka andmeid, millega saab päris palju halba teha. Teine asi on see, et nutiseadet kasutatakse kurjategija jaoks olulistel eesmärkidel. Et neil on vaja palju nutiseadmeid ja nad ei taha ise osta, vaid nad nakatavad pahavaraga unik teiste inimeste seadmeid ja siis kasutavad neid seadmeid ilma, et sa teaks. Võib-olla paned tähele, et issand mäng on täna nii aeglane, aga sa ei teagi, mis toimub. Toome näite. On olemas see asi nagu DDoS attack ehk hajusummistusrünne. Ja selle jaoks on vaja palju nutiseadmeid. Aga enne kui ma hakkan sellest rääkima, ma selgitan ära, mis ta on kindluse peal, kuna te kindlust kujutate võib-olla paremini ette interneti ja on mõnikord raske ette kujutada. Kujutage ette, on aasta 1500 ja on üks rikas kindlus, no ütleme, seal elab kuningas tornis ja seal on palju raha ja väärtusi. Ja siis mingid seltskond otsustab, et ta tahab minna selle kindluses kõik raha ja inimesed kõik ära röövida. Mis siis selleks vaja on? No oleks vaja inimesi. Aga 4 inimesega sa kindlust ei valluta. Ilmselgelt olen sul vaja sadu ja sadu, need ei mahtud mul ekraanile ära, aga palju inimesi. Siis sul on kindluse vallutamiseks vaja ka vibusi, relvi, nooli, võib-olla mingi ma ei ole kindlust vallutanud, aga ma eeldan, et seal oli väga palju asju vaja. Ja nüüd, kui sul on inimesed ja relvad, siis sa võid mingi hetk, kui sa piisavalt palju ründad, lüüa kindluse kuhugi müüri augu ja siis võib-olla kindlusesse sul supsata ja keegi teeb selle värava lahti ja siis saavad kõik sisse. Samamoodi käibki see ajusummistusrünne, millega pannakse ühte arvuti, näiteks pangaserver või mõni riiklik server, pannakse hästi palju nutiseadmeid seal ründama. Ja rünneteks ei ole mitte vibud ja nooled, vaid rünneteks on päringud, aga põhimõtteliselt sama loogika, mida rohkem on ründajaid, see suurem tõenäoliselt kuskil tekib väike pragu, kus keegi saab siis sisse lipsata. Aga kujuta ette, kui sa oled nüüd paha pätt, siis ja sul on ütleme mingi pangaserver, selline suur server, sul on vaja 1000 arvuteid, siis kas sa tahaksid osta endale 1000 arvuteid? Ma ei usu, seal on mitu põhjust, esiteks on üsna kallis, ma ei tea, muidugi pangas on raha ka palju, aga ikkagi kallis, et ma olen pätt, ma ei taha raha kulda. Teine asi on see, et kui ma tahan seda teha salaja, siis kui ma kuskilt ostan 1000 arvuteid, siis seal on ju minu arve, numbrid, kõik asjad peal, et minuga
väga lihtne seostada. Ja kolmandaks, kuulge, mu naabrid muutuvad kahtlustajaks. Kui mul käiksin rekkad hommikust õhtuni ja tooks arvutikast ja pealegi ma ei tea, kui suures majas teie elate, aga minu majja küll paar tuhat arvutit ära ei mahuks. Igal juhul ükski pätt ei taha endale osta paari tuhandet arvutit, aga ta saab minna näiteks tume veebi öelda, et mul on vaja paar tuhat pahavaraga nakatunud arvutit, mida ma saan käsutada. Selliseid arvuteid, mida käsutab keegi teine kui omanik, nimetatakse zombiarvutiteks. Ja siis keegi ütleb, oi näed, et ma panin, ma ei tea, eile tasuta GTA sinna võrku ja tead, mul 5000 tükki on alla laadinud, tahad, ma annan need, et seal neid arvuteid saab kõiki käsutada, kuna ma panin pahavara programmi ka mängu sisse. Okei, antakse see üle ja saadabki ründama. Ja ründavad, kuni tekib pragu, päkk lipsab sisse, kannab rahad kuhugi Bahama saartele. Ja see, kes mängib, võib-olla panebki tähele, et on jälle natuke aeglasem, oli seal pool tundi arvuti, aga ta ei kahtlusta, et tema arvuti käis panka röövimas. Aga häda on selles, et me vastutame oma vara eest. Nagu ma vastutan oma koera eest, kui koer läheb ja hammustab naabrit, siis minul on probleem ja mina pean trahvi maksma. Samamoodi tekib mul probleem, kui minu arvuti käib vahepeal panka röövimas. Et suure tõenäosusega juhtub nii, et kuna igale arvutil on IP-number ja on võimalik tuvastada, siis paari nädala pärast tuleb koputus ukse peale ja kui ema või isa teil vastu lähevad, on see, et ukse taga on see, et politseiinspektor Kask, siit majast on käidud panka röövimas. Ja väga raske on ära tõestada, et ei teadnud midagi, mida teie arvuti tegi. Ja sellepärast on seda tüüpi samuti kuritegevus väga ohtlik. Siis on ka raha välja pressimine, seal on mitmeid viise, üks on see lunavara on ju viirus, teine on see, et leitakse näiteks, kogutakse su andmed ja leitakse sealt sõnumeid, pilte, asju, mida sa võib-olla ei taha avalikult näidata ja öeldakse, et kui sa tahad oma pilte tagasi saada, maksa raha. Muidugi väljapressimise juures on häda see, et kui juba inimene raha maksab, siis talle ei anta neid pilte tagasi, vaid küsitakse rohkem ja rohkem raha, et internetis väljapressimisega kaasa ei tohi minna. Siis on ka identiteedivarguse, kui ma tean su paroole, su kontosi, siis ma saan mängida siin. Näiteks ma saan, mul endal on tulnud tuttavatel kirju, et ma olen Londonis, mul varastati kõik pangakaardid ja pass. Kas sa saad mulle kanda või saata Western Unioni kaudu natuke raha, et maksan tagasi, kui Eestisse tulen. Tegelikult need kirjad kõik tulevad kurjategijatelt, kes on nende inimeste kontod kätte saanud, kuna paroolid on kas kuidagi läinud uitama. Ja kui ma kannaksin raha, siis saaksid selle kurjategijad. Ja ma olen 2 korda ka tuttavatel helistanud, öelnud, et kuule, kas sa tead, et sa oled Londonis ja see ütleb, ei, ma olen siin samas sul lähedal, ta elab siin naabruses. Ja see on ka suur jama ja tavaliselt saadakse need kontod, seal on palju viise, aga pahavara on üks viis, kuidas saab kellegi kontod enda kätte. Ehk siis lühidalt kokkuvõttes, miks kurjategijad tahevad, nad tahavad raha, nad tahavad varandust, nad tahavad seda palju ja nad tahavad seda võimalikult kiiresti ja võimalikult väikese vaevaga. Et igat asja, andmeid, arvuteid, kõike annab kuritegelikult eel muuta hiljem rahaks. Erti kui sa ei pea nende arvutite eest maksma ja oled andmed röövinud. Aga räägime siis, mis tüüpi pahavara on. Ja ma ütlen, pahavara ja viirus on tihti inimeste peas sarnased, et osad neist pahavaradest levivad samuti nagu viiruslikul kombel, et kui sinu arvuti nakatab, siis ta saadab sõpradele sõnumid, nakatab kõik teised. Mõni pahavara on selline, et ütleme, sa pead mingi faili alla laadima, aga kui see sul arvutis on, ta teisi ei nakata, aga su enda arvuti näiteks on tumeveebis müügil kui zombiarvuti. Üks väga tüütu, aga mitte otseselt nii hull on näiteks reklaamvara. Sellest saame aru siis, kui meil hakkavad igasugused reklaamid igal pool üles pautsatama. Ärge ajage nüüd sassi sellega, et kui tasuta näiteks Android või iOS, kui mingi mängulaed ja sa ei taha maksta, sa võtad free versioni ja siis öeldakse, et me näitame sulle reklaame, kui sa ei maksa. See ei ole veel pahavara. See on lihtsalt sinu diil, et ma vaatan reklaame ja sellega teenin neile raha, aga pahavara on see, et kui sulle pannakse mingi programm, sa ei saa selle eest isegi mitte mingit kasu ja siis nad järjest näitavad neid reklaame sulle. Ja need reklaamid võivad ka tihti olla sellised, mis saadavad sind samuti skämmilehtedele või kõigele muule. Siis on olemas nuhkvara. Nuhkvara nuhib. Täpselt nagu nuhkvara on sinu arvutis. Näiteks lauaarvutis võib ta salvestada kõiki sinu klahvilööke.
või ta võib pealt kuulata sinu avalikku internetiliiklust ja kõik kokku pakkida ja kurjategijale saada. Nuhkvara on tavaliselt see, mille abil on kõige parem kätte saada igasuguseid andmeid, näiteks kui ma arvuti taga klahvilöökel nuhkvara on arvutis ja ma lähen, login, Google'isse või Facebooki sisse, siis ta saab ju imekergelt kätte mu parooli, kuna ta teab, mis klahve ma vajutasin. Ja nuhkvara on jah, selles suhtes ka väga. Siis on olemas troojalane. Trooja lugu on tegelikult antiik-Kreeka mütoloogiast, kus Odusseius seal piirasid linna ja üldse ei õnnestunud linna saada. Näete jälle mingi piirang ja arvutiviirused ja keskaegsed sõjad olid väga sarnased. Ja siis tuli mõte, et nad ehitavad nii suure puidust hobuse kingituseks ja peidavad väed ära, nagu oleks ära läinud. Ja et siis need Trooja linna omad peavad selle hobuse linna saama. Osades lugudes on kirjas, et kui hobune väravast sisse ei mahtunud, pidid nad värava katki tegema. Teistes lugudes, mida ma olen lugenud, on see, et nad viisid hobuse sisse, aga kui hobuse kõhus oli peidus siis paar sõjameest, kes öösel tegid linna uksed lahti ja lasid ülejäänud sõjaväe sisse. Aga igal juhul on Trooja see, et sulle sokutatakse kingitusena asi, mis tegelikult teeb sulle halba. Trooja viirus võib ka olla see, et sulle sokutatakse mingi imetore programm, mis tegelikult teeb siis tagaukse lahti, et näiteks see näide, et sa laed mingi, võtame kas või Minecrafti mängu. Minecraft on muidu tasuline, aga mõnikord sa võid veebilehtedel näha, et oi näed, siis saad tasuta Minecrafti. Aga seal Minecrafti mängu sisse on lisaks peidetud troojalase programm. Ehk siis sina saad küll Minecrafti mängida, aga samal ajal on programm, kes teeb sul arvutis põhimõtteliselt tagaukse lahti ja laseb päti iga hetk sisse. Näiteks kui ta tahab minna pangaserverit rõõvima. Siis on ka lunavara. Lunavara on väga tüütu viirus, kuna ta krüpteerib põhimõtteliselt kõik su failid ära. Sa ei saa oma arvutit kasutada ja küsib raha, et sa neid faile tagasi saaksid. Et sellepärast peaks alati olema olulistest failidest kuskil koopia, backup koopia, tagavara koopia. Et sellisel juhul saad öelda, et kustuta ära, I don't care, on ju. Aga kui sul koopiat ei ole ja eriti kui sul on olulised tööfailid või uuringud või mis iganes, siis sa oled väga hädas ja on ka näiteid suurtest firmadest, kus on sisevõrgust lunavara viirusega nakatunud arvutid ja siis peale seda on terve firma pidanud mitmeks päevaks kinni panema. Aga kuidas selle kõige eest ennast kaitsta nüüd? Esiteks paigalda viiruse tõrje. Et viiruse tõrjeid on palju. Nad ei pruugi kõike kinni pidada, aga kui sul on viiruse tõrje, siis ta leiab ikkagi palju asju ülesse. Ja see peaks olema nutiseadmetes olemas, eriti kui sul on komme käia kahtlastel veebilehtedel või sa täpselt ei tea, kus sa käid. Ära lae alla kahtlaseid programme. Et mingid programmid, mis lubavad teha, ma ei tea. Näiteks VPN, et saad tasuta või paljud teed laevad alla VPN-i, et hakkan anonüümselt käima. Tasuta VPN-idega võib täiesti tulla igasugust pahavara kaasa. Samuti igasuguste häkkimisprogrammidega et laen selle programmi alla, siis ma ei tea, ma saan mingi moodi kuskil mängus. Siis tegelikult sinna sisse jah, sa saad seda ka, aga sinna sisse on peidetud pahavara. Kui sa ei tea, kes on programmi teinud, miks see kuskil on. Kõige kurvem on see, et pahavara võib olla ka täiesti App Store'i ja Play Store'i rakendustes, aga eks päris 100% kaitset ongi raske saada. Väga hea viis kellegile pahavara sokutada on neile pakkuda tasuta neid tasulisi programme. Internet on täis inimesi, kes arvavad, et nad ei pea mängude ja muude eest maksma ja üritavad tasuta saada ja seda kasutavad ära kurjategijad, kes nende mängude sisse peidavad igasugust pahavarakraami. Samuti veebilehtedel klikkides, et ole ettevaatlik, kuhu sa klikid, kuna sa võid käivitada mõne väikese faili, mis installib ennast masinasse ja pärast oled väga pikalt hädas. Ja ole ettevaatlik ka sõprade sõnumitega, et kui me räägime identiteedivargusest, siis kui sõbra konto on nakatunud, võib see hakata automaatselt saatma edasi nakatunud sõnumeid. Ja eriti kui sõber saadab mingi faili või asja, aga sa ei oota seda faili, siis küsi alati enne sõbralt järgi, miks sa see faili saatsid, mis seal on ju, enne kui sa seda avama hakkad. Sest muidu nakatud ise ja järgmisena hakkad sina oma sõpradele saatma. Nii, aga selline see tund oligi. Täna siis rääkisime pahavarast eelkõige, et te teate, et viirus on lihtsalt üks pahavara tüüpe, mis iseennast levitab ja kindlasti vaadake siit alt ka ülesanded järgi. Aga uute kohtumisteni. Tšau!